Nii et Iisraeli ja Netanyahu vahele me võrdusmärki siinkohal ei tõmba? Ei peaks, kas me peame võrdusvärgi Kaja Kallas ja Eesti või Michali ja Eesti vahele, et kui sa nüüd Michalit ei toeta, kui sa tahad valida, ma ei tea, Kõlvartit või Helmet, et siis sa kohe ei armasta Eestit ja ei hooli Eestist. No tegelikult see on ju absurdne käsitlus täiesti. Aga miks Netanyahu on nii pikalt võimul püsinud, et rahvusvahelisest vaatevinklist on tegemist sõjakurjategijaga, kodumaal käib tema üle praegu kohtulahing, aga on ta siis rahvale millegi poolest selline turvaline valik? No rahvusvaheliselt ei ole tegemist sõjakurjategijaga. See on sõjakuritegude süüdistus, aga innocent till proven guilty on ju. Et selles mõttes see, et on süüdistus, ei tähenda, et inimene süüdi on. Ja siin on väga palju käsitlusi, aga sellega, kas on toimunud genotsiid või sõjakuritegu, mis iganes on ju. Tegelikult kõik on ju alusel avaliku arutelu all kohtutes, et siin ei ole midagi otsustatud. Seega me ei saa sellist põhjapanevat järeldust teha. Nüüd Bibi on olnud väga lõhestev isiksus. Ma ütleks, et võib-olla kõige parem on teda võrrelda Savisaarega omal ajal on ju. Et Savisaar oli hästi populaarne, samas käisid korruptsioonisüüdistused kaasas, muud asjad on ju.